Kui sa oleksid jõusaalis ja keegi kannaks nuga, mis näeks välja nagu mõõk ning sa näeksid seda ja kurdaksid selle üle, kas sa arvad, et sind peaks selle eest vallandama? Huvitav küsimuseks. Sa arvaksid, et see polegi küsimus, aga tegelikult ongi just nii juhtunud. Kuula seda lugu. Jõusaali töötaja kaotas oma töö pärast seda, kui ta keeldus lubamas Sikhist mõjutajat Gurpatapi siseneda teraristaga ning hiljem esitati tema kohta kaebusi. Juhtum leidis aset Good Life Fitnessi jõusaalis Windsoris, Ontarios. Gurpatap oli ostnud päevapileti ja talle lubati siseneda, kandes avalikult kirpaani, mis on mõne Sikhi jaoks usuline ese. Treeningu ajal märkas teine külastaja terariista ja kaebas töötajatele. Töötaja palus seejärel Gurpatapil lahkuda, öeldes, et kirpaan on siiski terariist ja teised külastajad tunnevad end ebaturvaliselt. Gurpatap vaidles vastu, öeldes, et kirpaan on kaitstud ususümbol ja tal on seaduslik õigus seda kanda. Ta süüdistas jõusaali usulises ja rassilises diskrimineerimises ning salvestas oma vaidluse töötajaga. Töötaja ütles, et jõusaal on eraomand ja neil on kohustus oma liikmeid kaitsta. Ta ähvardas politsei kutsuda, kuid Gurpatap lahkus lõpuks enne, kui politsei kohale jõudis. Pärast seda, kui video internetis levis, esitasid toetajad kaebusi Good Life'ile ja postitasid negatiivseid arvustusi. Hiljem väideti internetis, et töötaja on vallandatud, kuigi ettevõtte täpne vastus on endiselt ebaselge. Mõned usuvad, et töötajad karistati selle eest, et ta järgis ohutusreegleid. Teised väidavad, et jõusaal oleks pidanud mõistma sikhide usulisi tavasid ja pakkuma mõistlikku lahendust Gurpatapi eemaldamise asemel. Mida sina arvad? Ma mõtlen, see on ju küsimuseks. Vaata, ma ei arva, et inimestel peaks olema lubatud ringi käia terariistadega. Okei, lihtne. Ja ma saan aru, miks keegi võib end jõusaalis ebamugavalt tunda, kui keegi teine kannab terariista. Aga mis juhtub siis, kui see on kellegi usuline tava? Tähendab, et nende religioon käsib neil seda teha. Siin hakkavadki küsimused natuke keerulisemaks muutuma. Ja ma ei tea, kas sellel on üldse selgeid vastuseid. Ja ma arvan, et just sellepärast see levibki nii uskumatult kiiresti. Ma mõtlen, vaadake seda kaadrit. Ja muidugi keerab ta selle kohe rassismi teemaks. Siin tekib mul tegelikult probleem. Sa ei saa minna jõusaali mõõgaga lihtsalt sellepärast, et see on sinu religioon. Sa ei saa seda varjata, eks. Sa ei saa lihtsalt seda kõrvale panna, et inimesed seda ei näeks ja siis väita, et sind hinnatakse sinu rassi järgi. See on täiesti õigustatud mure, kui keegi näeb kedagi mõõka kandmas ja tal tekib sellega probleem. Pea meeles, et Sikhi inimesed on väga-väga rahumeelsed. See ei ole sama, mis islamistid. See ei ole sama. Ma tunnen päris mitut neist. See lihtsalt ei ole sama ja mulle see sobib ja ma olen sellega rahul. Aga samal ajal ärge tehke sellest rassilist profiilimist ja ärge laske seda naist vallandada. See on vale ja te teate, et see on vale. Ta ei käitu teiega halvasti. Ta püüab teha seda, mida ta tunneb, et on õige, nimelt öelda. Ma ei arva, et keegi, kellel on mõõk, peaks kandma oma mõõka trenni tehes. Nii, et sa viskad mind praegu jõusaalist välja. Oota, sa viskad mind praegu jõusaalist välja, sest sa kardad, et ma võtan oma usulise sümboli kätte. Nii, et sa kardad, et ma võtan selle usulise sümboli ja tapan kellegi. Mida ma öelda tahan on see... Sul on relv kaasas. Üks liige juhtis sellele minu tähelepanu ja enda ning kõigi teiste jõusaalis viibijate turvalisuse huvides palun ma sul lahkuda. Aga ma mõtlen... Kas ma võin lihtsalt öelda, et tal on õigus? Ma mõtlen, ma ei tea, kas ma paluksin tal lahkuda. Ütleme, kas saaksid midagi teha? Kas saaksid selle näiteks kotti panna või midagi sellist? See on ära pandud. See on imelik ja ebamugav treenida koos kellegagi, kes kannab mõõka. Ma mõtlen, vabandust, mulle tõesti meeldib sikhismi religioon ja ma saan täiesti aru, miks nad neid mõõgu kannavad. Tegelikult on see selleks, et end islamistide eest kaitsta, mis on iseenesest huvitav fakt. Aga kuulge, ta ei peaks vallandatud saama. Ma tean, ma ei saa aru. Me oleme erajõusaal, meil on õigus keelata ligipääs ja teil ei ole lubatud. Siin olla. Aga te lubasite mind jõusaali mõõgaga. Te ei näinud seda, nii et te ei näinud seda. Nii et mida te siis tegite? Mida te siis teete? Mille eest teile makstakse? Ma ei vastuta, teile ei maksta. Teile ei maksta selle eest, et ringi vaadata. Teile ei maksta selle eest, et olla tähelepanelik. Ei, talle ei maksta selle eest, et kontrollida, kas inimestel on mõõgad kaasas. Vabandust. Süüdistad siis juhuslikku inimest jõusaalis. Sa ei näinud mind sellega kõndimas. Sa ahistad mind praegu. Ma ei ahista sind. Ma seisan siin samas. Ma ei ahista kedagi. Kus on politseinik? See on täiesti hullumeelne. Tegelikult ei ole. See ei ole üldse nii hull. Vabandan. See ei ole nii hullumeelne. See lihtsalt ei ole nii hullumeelne. Siin visatakse jõusaarist välja, sest need kutid väidavad, et selle tüdruku kirpan on ohtlik. Good Life Windsoris. Good Life Windsoris. See on hullumeelne. Nii et siin on see mees. Tema ütleb, et tal on nuga ja see on usuline nuga, millel on ususümbol. Vaata, mida kommentaarid selle kohta ütlevad. Nuga on ohtlik. See on ususümbol, inimesed. Nugane tõenäos välja umbes selline. Vaatame nüüd siia. See ei ole rassism. Ta visatakse välja teiste turvalisuse huvides, mis on täiesti tõsi. Olen tema poolel. Kuule, see on nuga. Lihtsalt järgi reegleid. Relv ei tohi olla. Sul on nuga kaasas, nad kaitsevad kliente.
Olenemata sellest, kas see on usuline või mitte, on see ikkagi nuga. Töötajad tegid õigesti. Nii et kõik on nõus, et inimesed ei tohiks jõusaalidesse nuga kaasa võtta lihtsalt sellepärast, et see nende usu osa. Eks. Ma mõtlen, see on lihtsalt üks neist asjadest, mis on loogiline. Jällegi, sellel pole absoluutselt mitte mingit pistmist sellega, et kellelgi oleks midagi siki usu vastu. See on lihtsalt seotud sellega, et inimesed ei taha treenida kellegagi, kellel on nuga kaasas. Vabandust. Siin on mõned näited, kuidas see nuga võib veel välja näha. See võib olla üsna suur. Siin on keegi, kes kannab seda siin. Vaatame, kas leiame veel mõne. Jah, seal ta on jälle. See näeb välja nagu religioosne pistoda. Niisugused asju ei tohiks kindlasti avalikus jõusaalis kaasas kanda. Õige. Jällegi, see ei ole kuidagi seotud nende religiooniga. Tõesti mitte kuidagi. Ma saan aru, et see on religioosne kohustus, aga pane see kõrvale, pane kotti. Kas sa käid sellega duši all? Tõenäoliselt mitte. Kui sa oled jõusaalis ja inimesed tunnevad end ebamugavalt, siis see, et see naine vallandati, ajab mind vihale. Ma ei hakka valetama. Sul oli terve pistoda üle keha kinnitatud. Inimesed Good Life Fitnessis tundsid end selle idee pärast täiesti arusaadavalt ebamugavalt. Töötaja palus tal lahkuda. Tema nimetas seda rassismiks, kuna teda valiti välja tema rassi tõttu. Visake mind kohe jõusaalist välja. Mis minu jaoks ongi selle juures tõeliselt probleemne. Sa võiksid pidada täiesti tavalise vestluse, näiteks küsida, kas ma saan selle kõrvale panna, ma tõesti tahan trenni teha. Aga ei, sa võtad hoopis kaamera välja ja ütled, et sind võetakse sinu usu pärast eraldi sihikule. Ei, see on sellepärast, et sa kannad mõõka. Inimestele ei meeldi mõõgad. Ma arvan, et inimesed on lihtsalt segaduses, miks sul on vaja seda avalikult kanda, rääkimata jõusaalis treenimisest. Nüüd näitab teine video teda tegemas žesti, nagu ta lõikaks kellelgi kõri läbi, samal ajal nimetades end sormaseks, mis tähendab punjabi keeles sõdalast. See ei ole hea. See ei jäta head muljet. Pseudomonas, mitte soul. Ma mõtlen, vaata, see on üsna selgelt mingi PR-trikk, eks. Sa ei pea trenni tehes mõõka kandma. Sa võid selle kõrvale panna. See on selge, see on lihtne. Tema teeb nii. Ta filmib end ja siis, kui sellega probleem tekib, hakkab ta kohe rääkima, et see on rassiline teema. Ja temalt tuleb sellist sisu. Puhas. Puhtad mõõgamüüdid. Jõud. Mehed. See pole vaimne. See on jõud. Jõud, mida paljud inimesed ei saa kunagi oma elus. Aga see ongi probleem. See jõusaal kardab nii väga, et neid nimetatakse rassistlikeks või et nad kõlavad nagu oleksid nad usuvabaduse vastu. Et nad peavad vallandama selle tüdruku, kes teeb täiesti õiget ja korrektset asja. See on probleemne. Ma mõtlen, mida see inimene, kes selle kirjutus ütleb. See on see mees, kes läks Good Life'i ja kellelt paluti lahkuda, sest ta kandis suurt kitbaani. Kui ta käitus trennis midagi sellist, siis olen üsna kindel, et see teeks iga ühe närviliseks, eriti kui tal on selga kinnitatud hiigleslik tera. Mis treening see üldse on? Näed, osa sellest, et saad avalikult mõõka kanda, mitte et ma ise teaksin, on see, et sa pead käituma väga sotsiaalselt vastuvõetavalt, kui sa seda teed. Kui sa oled jõusaalis ja teed midagi sellist ning sul on mõõk kaasas, siis ma oleksin täiesti paanikas, arvates, et sul on vaimne kokkuvarisemine ja midagi on sinuga valesti. See ei ole kuidagi seotud sellega, et sa oled siklane ja nüüd ta muidugi teeb avalduse, sest see on PR-trikk. Tulirelv ei saa olla religioosne, sest sa ei saa. See ongi nii lihtne. Kui kõik need religioonid kunagi loodi, siis tol ajal ei olnud veel tulirelvi olemas. Relvad loodi ja kujundati selleks otstarbeks, milleks need mõeldud olid. Sa ei saa tervet rahvust rellituks teha. Nii et see on võimatu, see pole realistlik. Aga teisest küljest võib relv olla ükskõik mis. Relvaks võivad olla need rusikad ja see, kui agressiivne ma nende rusikatega olen. Nii et jälle, kogu see relvajut, see ei ole üldse loogiline, kutid. See ongi kõik, mis mul öelda on. Tulge mõistusele, kutid. Mees, ma ei suuda. Ma mõtlen, ma ei tea. Sa oled. Ma mõtlen. Ma ei tea. Aga nüüd tekitab see ju avaliku arutelu selle üle, eks. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga kui kellegi usuvabadus tõesti piirab sinu võimalust end turvaliselt tunda, eks, mitte lihtsalt emotsionaalselt turvaliselt, vaid nad kannavad mõõka. No mõtlen, tänapäeval me ei kanna mõõku. See on möödas. Ja ma tuletan teile kõigile meelde, loomulikult, Henry Novakit, kelle tappis siki mees, kes kandis sellist nuga. Kui see lugu on internetis ja kõik on seda näinud, ei tee see asja lihtsamaks, eks. Fakt, et see naine oma tööst lahti sai, on vastik. On nii selge, et see mees üritas lihtsalt teha järjekordset avalikkuse tähelepanu püüdvat trikki, et saaks süüdistada rassismis, kui ta ise tegi midagi, mis oli sotsiaalselt vastuvõetamatu. Ja ma lihtsalt soovin, et jõusaalid oleksid suutnud öelda, me ei ole rassistid.
me ei ole rassistid. Me mõistame, et töötaja, kes näeb kedagi mõõgaga, võib selle kohta midagi öelda, mõistmata usulisi tundlikkusi. Me ei arva, et ta tuleks vallandada. Ta on hea töötaja, sest ta püüdis tegelikult teisi inimesi kaitsta, kuid me tagame, et kõik saavad koolituse, et mõista sihhide tundlikkust. Ja me anname neile, ma ei tea, näiteks kapi, kuhu nad saavad asju panna. See pole oluline. Võite teha mingi avalduse, aga te ei pea teda vallandama. Sest asi on selles, nad alluvad rassistlikule avalikule survele. Ja see häirib mind tõesti väga. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.